aga ma alustan siis sellega, et räägime täna suursündmuse korraldamisest ja täpsemalt siis sellise projekti näol nagu JC Balti konverents, mis toimus juba eelmise aasta sügisel. Ja asi, mis mul jäi siia teise presentatsiooni, on siis selline, et kokkuvõte lihtsalt meie konverentsist, et kui me selle õiguse saime korraldamiseks, siis hakkas töö pihta umbes 2 aastat enne konverentsi toimumist. Koosolekuid oli ligi 20, isegi rohkem. Koostöötamise õhtuid üle 45 nii-öelda sisseviskamise koolitust nii webinarina kui laivis. Siis 4 tiimipäeva ja toimusid ka nii-öelda vilistlaste suvepäevad pärast, mis olid tegelikult sügisel tiimipäevad. Ja konverentsi promo tegime siis nii Eestis kui välismaal ja 6 koja liikmed olid meil tiimis ja kokku siis ligi 30 inimest oli tiimis. Ja finišisse jõudsime niimoodi, et osalejaid konverentsil oli peaaegu 200, 41 vist täpsemalt oli välismaalt, 15 erinevat riiki oli esindatud, 26 esinejat, 3 teemapäeva, 4 ettevõttekülastust ja 5 õhtust sündmust ka. Nii, aga ma jagan nüüd siis teist ekraani. Kui ma selle üles leian. Nii. Ja ühesõnaga, hakkame siis peale sellega, et kes ma üldse olen, et siin neid asju rääkida, siis mina olen Anne. Minu haridustee on Tartu Ülikoolis lõppenud bakalaureusekraadiga ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal. Hetkel olen teelahkmel, et mõtlen, kus võiks edasi õppida, aga ei ole veel seda päris õiget leidnud. 10+ aastat olen tegutsenud turunduses ja kommunikatsioonis ja sama palju siis ka JCI-s aastast 2011 ja nii tiimiliikmena kui projektijuhtimise kogemus kui ka erinevates juhatustes Rahvuskoja tasandil ja kohalikus kojas Toomemäel. Disclaimer ehk siis äraütleja, et ma ei ole kindlasti psühholoog, kui ma räägin siin, natukene puudutan seda vaimse tervise poolt, et kui te tunnete, et on tõelised mured ja hädad, siis kindlasti professionaali poole pöörduda nende asjadega. Ja ei ole ma ka ideaalne, et mul ei ole siin ühtegi musternäidist, kuidas peab projekti tegema. Pigem räägingi sellest, milliseid ämbreid see kolistada ja siis loodetavasti saab need kaasa võtta, et oma asju paremini teha. Ja alguseks ongi siis projekti algus ja käimatõmbamine, et mõtle selle peale, kes sul on seal pundis, kas on vähemalt paar inimest olemas, kes oleks sellest huvitatud, et sinuga koos seda asja teha. Kui on idee olemas, kas see kõnetab neid, kas lähevad nende silmad samamoodi särama kui sinul. Siis järgmiseks on, et ehita vundament. See tähendab seda, et mõtle läbi, miks sa teed seda asja. See miks on see, millest väga palju räägitakse, aga see ongi tähtis. Et nii projekti enda miks kui ka sinu isiklik miks. Et kui sa leiad enda sees selle tõelise tahtmise mingi asi ära teha ja sa leiad selleks hea põhjuse, siis veab sind palju tõenäolisemalt lõpuni välja kui see, et keegi ütleb sulle, et tee ja siis sa niimoodi poole vinnaga pingutad.
ja tiimi põhiliikmed võiks ka kindlasti enda miksi välja mõelda, et miks nemad seda tahavad teha. Ja siis muidugi järgmisena, et mida teha ja millal teha. Millal osas on ka kindlasti tähtis mõelda, et kui ongi tegu näiteks konverentsiga, siis oleks hea, kui see ei jää koolivaheaja peale või riigipühade peale, sest siis on inimesi raskem kohale saada. Või kui puudutab neid inimesi, kes tulevad tööajast, et see ei jääks nädalavahetusele, sest inimesed ei taha tööasju teha nädalavahetusel ja nii edasi. Kui on juba see vundament paigas, siis tuleks eesmärgid paika seada. Selleks on erinevaid mudeleid ja teooriaid. Siin on ka välja toodud näiteks SMART, OKR-id, KPI-d, et nende peal ma pikemalt ei peatu. Olete võib-olla ise kursis, saate guugeldada. Et neid variante on palju, aga võib ka lihtsalt panna endale paika mõned põhieesmärgid, milleni sa tahad oma projektiga või konverentsi või mis iganes sündmusega jõuda. Edasi tuleks asjad panna raamidesse. See tähendab siis seda, et need eesmärgid, kuidas neid täita, millal, kes, millega, kellega. Et kõige lihtsam on panna asjad Exceli tabelisse, hakata seal märkima neid tehtud ja ootel ja mis kuupäevaks ja kes teeb asju, aga on ka igasuguseid tarkvarasid ja programme. Siin on jälle mõned nimed välja toodud. Ja muidugi võib ka ise leiutada, et meie oma projekti puhul siis saimegi ühe hea tiimiliikme abiga sellise programmi loodud, kuhu me oma ülesandeid ja nende täitmist märkisime. Ma loodan muide, et te näete slaide ka. Kui ei näe, siis hõigake. Nii. Ja viimasena kirjas, et kõik ei jõuagi. Ehk siis see on eriti just pikkade projektide puhul, et me võime panna endale hästi palju erinevaid eesmärke ja soove kirja ja selle pika ajaga tuleb hästi palju lahedaid ideid. Aga mida pikem aeg, seda rohkem on ka neid asju, mis alguses tundub hea mõte, aga lõpuks ei jõuagi selleni või siis tulevad vahepeal uued ja paremad ideed, et ei tasu üldse sellepärast siis vorjendada, kui ei jõuagi kõike ära teha. Ja ma lasin nalja pärast siis AI-l teha sellise ideaalse projektijuhi pildi, et kõik on tabelid ja töölaud on korras ja mõtted ka peas on korras ja isegi seina peal raami sees on igasugused eesmärgid ja asjad. Aga nagu mul oli seal slaidil ka kirjas, et mina ei ole ideaalne, siis minu pilt oli selline, et küll olin kord autoga kuskil põõsa vahel, tegin arvutis viimaseid asju enne konverentsipäeva või siis olidki asjad seal projektijuhtimise programmis, siis oli veel märkmik laua peal, kuhu ma panin asju kirja ja siis olid erinevad lehed mööda käekotis ja laua peal ja igal pool, kus ma mööda läksin, siis ma kirjutasin jälle midagi üles ja telefonis olid ka veel märknud, et selline perfektne kaos oli tegelikult. Aga jah, eks ma aeg-ajalt ikka nagu ühtlustasin neid nimekirjasid ja panin nad ühte kohta. Nii, siis mõned sellised mõttekohad. Et eriti just pika projekti puhul tundub, et aega on nii palju, et kõik maailma asjad jõuab ära teha. Aga reaalsus on see, et tundub, et aega on, siis läheb mingi asi meelest ära ja siis, kui sulle uuesti meelde tuleb, siis vaatad, ups, sellega nüüd oleme küll hiljaks jäänud. Et seda juhtub päris tihti, et me muudkui lükkame edasi midagi ja siis lõpuks avastame, et no nüüd on küll juba see päris viimane hetk ka peaaegu möödas juba. Et parem ongi siis näiteks mingite suuremate asjadega hakata tagantpoolt ettepoole planeerima aega. Näiteks, et kui mul on vaja mingid materjalid konverentsiks valmis saada, siis mis ajaks nad peavad trükikojas olema, mis ajaks peab kujundaja need trükki saatma, mis ajaks peab kujundajale sisend saama, et sa hakkad siis nagu lõpptulemusest tulema nagu tagasi ajaliselt.
Ja sellega tuleb ka arvestada muidugi, et midagi kindlasti venib, midagi läheb kindlasti pekki ja siis inimesed võivad tulla ja minna. Et jah, plaani võib teha, aga tuleb arvestada, et need plaanid ei lähe alati nii, nagu tahaks. Programmi poolest, kui teha konverentsi või koolitust, et mõelda, et sa teed programmi tavainimesele, see ei ole halvas mõttes tavainimene, aga kui sa ei tee just mingit teaduskonverentsi, siis mõtle niimoodi, et kas, ma ei tea, sinu 9-aastane sugulane saaks aru, mida sa teed või kas sinu 70-aastane tädi Maali saab aru, mida sa teed, kui sa talle kirjeldad selle konverentsi või koolituse teemat või räägid talle esinejatest, et mis teemal keegi räägib. Et meie ka saime aru mingi hetk, et meie programmis need teemad on natuke liiga keeruliselt kirjeldatud ja erinevad kõneviisidega. Ja osadel olid hästi pikad, osadel olid lühikesed, et ühtlustada ära see programm ja mõelda nii, et kõik sellest aru saaksid. Ja teine asi on kindlasti see, et kuigi meile tundus tugevusena, et meil on sellised esinejad, keda igal pool nagu kogu aeg ei ole, siis tegelikult müüb inimestele ikka ka see, kui sa saad sinna mõne tuntud nime ja sellise tegija, keda kõik teavad, et tasub kindlasti mõelda ka sellele, et mis tõmbaks sinna inimest tänavalt. Siis ole pildis, tähendab seda, et turundus, nii sotsiaalmeedias, erinevates kanalites, erinevad kampaaniad, kas sooduskampaaniad või mingid mängud, kindlasti metareklaam ehk siis Facebook ja Instagram. Ja kuni lõpuni välja, et ka koha peal tekiks FOMO ehk siis fear of missing out. Need, kes ei ole kohal, nendel on väga kahju, et nad ei ole seal. Et kui sa teed mitmepäevast sündmust, siis meil oli küll 1-2 inimest, kes nägid neid storysid ja kuulsid sõprade juttu, et siin on nii äge, siin on nii äge ja nad tulid kohale, et isegi Rootsist tuli viimaseks päevaks meil üks osaleja ja Soomest tuli ka neid kas 1 või 2 juurde niimoodi käigu pealt, sest sõbrad olid kohal ja neil oli nii fun lihtsalt. Ja käi kohal tähendab siis seda, et käi seal enne oma sündmust, käi siis seal, kus on sinu sihtgrupp ehk kus on need inimesed, keda sa tahaksid näha oma konverentsil või mis iganes sündmusel. Chase on see siis tähendab, et käid teiste kodade sündmustel või kui teha mingit tööasja või muud asja, et siis oled lihtsalt seal, kus on sinu sihtgrupp, kus on need inimesed, keda sa tahaksid ka enda sündmusele. Nii. Ja siin on siis paar näidet meie promost, et käisime siin Eestis toimunud Chase konverentsil. Alati, kui sa pakud meelelahutust ja tasuta sööki-jooki, siis see aitab promole väga hästi kaasa. Või siis selline silmapaistev riietus, nagu meil siin need oranžid vestid on. Et Soomes Chase konverentsil tegime promo, oli Orange Party. Meie oranž riietus olid siis need helkurvestid ja Let's Meet Again oli QR-kood, mille kaudu sai siis meie konverentsi lähele, et inimesed, kes olid Soomes, saaksid siis ka meie konverentsiga liituda ja päris palju külalisi meile just Soomest tuligi, nii et väga hästi see külas käimine ja pidev pildis olek toimib. Nii, siis veel. Tee ost kergeks tähendab seda, et tee niimoodi, et inimesel oleks hästi mugav seda piletit osta. Kui ta peab seal kuskil regama ja arvet ootama või siis kopeerima kuskilt su kontonumbri ja siis seda ei saa sealt kopeerida, et see on nii keeruline, et mina tavaliselt ei viitsi, mul on käega ja siis ootan, kuni keegi mulle personaalselt läheneb.
Aga meie siis tegimegi selle hästi lihtsaks, et sa panidki selle piletiostukorvi, läksid, kas ostsid selle ära või siis said ka järelmaksuga seda tasuda või siis 3 osas, et mida kergem see inimesel on nii rahaliselt kui füüsiliselt, seda parem. Muidugi see on ka väga hea, kui sa lihtsalt lähed inimese juurde, ütled, tšau, vaata, meil on selline asi tulemas. Kas oled tulija, panete ise kirja, et seda sai isegi Soomes tehtud, et küsisin andmed, toksisin kõik tema andmed sisse, tegi selle makse seal samas ära ja oligi pilet müüdud. Kui ma oleks talle lihtsalt öelnud, et tule, siis võib-olla ta ei olekski tulnud. Et jah, seal oli isegi paar inimest, kes järgmine päev avastasid, et nad olid pileti ostnud. Nad muidugi tulid, neil oli väga hea meel, aga jah, et see müügitöö oli väga hea seal. Ja tee rohkem kui oodatakse. See tähendab siis seda, et kui see sündmus juba toimub, siis tekita inimestes vau-elamust ja seda ägedat efekti, et meil näiteks oli 15 riiki seal, siis me otsisimegi nende kõikide riikide lipud, need olid reas, kui inimesed tulid ja sinul oleks ka ju hea meel, kui sa lähed välismaale ja näed, et kui äge minu riigi lipp on ka siin. Või siis olid meil kingitused välismaalt tulnud külalistele. Meil olid hommikushow'd, kus meil oli tants ja trall ja tõmbasime inimesed käima. Meil olid sponsoritelt saadud suupisted. Meil olid priority piletid ehk siis 24 esimest piletiostjat said ka sellise erikohtlemise osaliseks, et esiridades istuda ja hommikul suupiste mulliga vastuvõtt. Et mõelda selliseid vingeid asju välja, et kui sa jääd meelde, siis sa jäädki meelde positiivselt. See on siis hea selleks, et kui sa järgmine kord mingit sündmust teed, siis tuleb see hea emotsioon neile meelde ja nad tulevad suurema tõenäosusega uuesti, kui sa midagi korraldad. Plaan B, see tähendab siis seda, et alati ei lähe kõik eesmärgipäraselt. Et mida siis teha? Kas sul on eelarves näiteks ruumi, et midagi välja vahetada või kas sa saad millegi pealt sealt kokku hoida, kas sa saad mõne rea maha tõmmata? Kui on esineja, et sul hommikul helistab, et kuule, ma jään haigeks, kas sul on kedagi sinna asemele panna, kas sa saad graafiku kuidagi ümber tõsta? Et meil see juhtus kohe esimesel päeval, aga meie saime kuidagi sujuvalt ja hästi need vangerdused tehtud, et välja nagu peaaegu midagi ei paistnudki. Ja alati on hea, kui on keegi varuesinejaga olemas, kas või tuttavatest, et kes oleks siis valmis päästma tulema. Ja konverentsi lõpp ei võrdu projekti lõpp, tähendab seda, et konverentsi lõpuks tuleb hakata valmistuma juba enne selle lõppu. Ehk siis osalejate järelkiri, tänukiri, mõtled juba, kuidas sa materjalid saad kätte, kui keegi on lubanud, kuhu lähevad pildid üles, kuidas sa jagad neid. Kindlasti tagasiside küsitlus teha juba valmis ära. Et mida kiiremini see saab välja saadetud, seda suurem tõenäosus on, et sulle vastatakse, sest siis on asjad värskelt meeles, emotsioonid on veel sees. Et kui läheb liiga kaua aega mööda, siis on inimestel juba muud asjad peale ja ei ole mahti enam vastata. Ja kindlasti ka partnerid, sponsorid, et see on tüüpiline, et lihtsalt mõtled, et jah, tegelen, aga siis saab konverents läbi või koolitus või mis iganes sündmus. Ja siis tuleb meelde, et jah, mis me nüüd nende partneritega teeme, et ei tahaks ju seda tavalist tänukirja anda, kingitus ka, et igasugust, kuidas nüüd öelda, et igasugust sodi ei taha ka ju kinkida, et kui midagi kinkida, siis see võiks olla ikkagi asi, mida kindlasti kasutatakse, mis ei lenda prügikasti või siis mõelda üldse mingi muu lahendus välja. Aga sellele peaks kindlasti hakkama juba väga varakult mõtlema.
meie jäime sellega natuke hiljaks ja lõpuks ei saanud neid plaane ikkagi tehtud, mida me alguses seal viimasel hetkel hakkasime tegema. Ja muidugi ka inimesed sinu tiimis ja sa ise, et kui sa tead, et sa oled suurt tööd teinud selle projektiga, siis tuleks ikkagi see puhkus ka planeerida sinna peale projekti kuhugi, et ma ei tea, kas nädalavahetusest piisab, kui see on olnud mingi suurem pingutus, et pigem päris puhkus ja peale puhkust tuleb tavaliselt ju ka veel aruanne teha. Et ma ei tea, kes on teinud nii ideaalselt projekti, et tal on projekti lõpuga koos juba aruanne ka tehtud, palju õnne, aga tavaliselt see nii lihtsalt ei lähe ja siis tulevad veel need aruanded ja asjad ka lõpus, et mida varem nendele mõelda, seda parem. Nii, ja siin on siis näide sellest, kuidas meil olid need erinevate riikide lipud. Üks lipp meil vist jäi puudu, sest see osaleja tuli seal viimasel päeval, ta otsustas FOMO pealt, et ta peab kõik kohale jõudma. Ja siis on veel näha meie enda tiimist, oli prügikoristuspäev ka samal ajal ja saime väga laheda trummishow prügikonteineriga. Nii. Kui kellelgi on küsimusi, siis võib segada. Aga tiim, et mida teha siis koos tiimiga ja kuidas tiimi hoida. Et koosolekud on vajalikud, aga neid võiks teha täpselt nii palju, kui on vajalik, et mitte nendega üle pingutada. Ja kui on suuremad tiimid, siis kindlasti on hea, kui tiimid saavad oma nende väikeste tiimide koosolekuid ka teha, et kas kellel on peotiim ja kellel on programmitiim, kellel on turundustiim, et nendesse detailidesse minna siis väikeste kampade kaupa ja siis sellised üldised suuremad koosolekud oleks selleks kohaks, kus anda ülevaade, mis tehtud ja mis teoksil ja siis, kui on mingid sellised suuremad küsimused tekkinud, siis nende üle arutelu pidada. Co-work õhtud, need on väga kasulikud, eriti siis, kui hakkab juba see mott ja jaks üle mööda minema, et siis ühiselt ennast arvuti taha vedada ja teha neid koostööõhtuid, et igaüks seal nokitseb, kui on vaja, siis saab küsida, kui on vaja, saab midagi kallal koos nuputada, aga et siis ergutada tööle just nendel puhkudel, kui üksinda lihtsalt ei jaksa seda ette võtta. Tiimikad, kindlasti väga tähtis osa. Nii, ma vaatan, ma siin panin ühe paberi ära. Et tiimikad on selleks väga vajalikud, et saaks tiimiga sellest stressist ja töörütmist välja. Seal võiks kindlasti olla alati ka mingi asjalik osa, aga siis ka kindlasti fun, lihtsalt ennast välja elada, lihtsalt midagi toredat koos teha, et ei oleks ainult töö ja töö. Et meie tegime ka mitu erinevat tiimikat, olime looduses, tegime matka, siis meil olid seal mingid väiksed minikoolitused, head sööki, sauna, et väga lõbus ja motiveeriv oli see. Siis puhkus, mida ei tohi kindlasti unustada. Et eriti kui sa näed, et tiim on hästi väsinud, siis pakkudagi välja, et teeme niimoodi, et ma ei tea, sel nädalavahetusel keegi midagi siia chati ei kirjuta ja kõik on omaette ja midagi ei tee. Et kui vähegi võimalus, siis koos puhata ja anda võimalus inimestele enda akusid laadida. Tänulikkus, Chase'is õnneks sellega on üpris hästi. Et lihtsalt ütle aitäh inimestele, kui nad midagi ära teevad. Et ma olen olnud töökeskkondades, kus seda tänulikkust ei ole väga harrastatud
et võetaksegi iseenesest mõistetavalt, et sa teed seda, tööl sa saad palka ka, et teed ära, sa saadki sellest palga. Aga eriti just vabatahtlike organisatsioonides meil ei ole seda palka, et see aitäh on ka juba väga suur nii-öelda palk siis, et see aitäh ei maksa sulle midagi, ole lihtsalt tänulik. Siis tuleb arvestada ka sellega, et vahepeal tuleb elu vahele, eriti siis just tiimis inimestel, kuna just JCI on vabatahtlikud, me teeme seda vabast ajast, siis see on loomulik, et tulebki kas töö või pere või mis iganes vahele, mille tõttu inimesed ei saagi võib-olla seal projektis enam nii palju panustada, kui nad tahaks. Võib-olla keegi peab üldse projektist loobuma, aga see on ka asi, millega tuleb arvestada ja see on täiesti normaalne. Et ei tasu ka sellest lasta ennast nagu segada, vaid tuleb aru saada, et inimestel on päris elu ka lisaks vabatahtliku tööle. Ja räägi inimestega, see tähendab siis seda, et esiteks, et kui sa näed, et tiimis kellelgi tundub, et tal ei ole hästi või kui isegi tundub, et on hästi, siis ikkagi räägi ja küsi, et kuidas läheb, kas sul oleks millegagi abi vaja, mis on su suurimad väljakutsed. Või mõni inimene vastupidi võib-olla ei oskagi ennast rakendada, siis uuridki, et mida ta tahaks teha, mis valdkond talle sobiks. Ja teine asi, räägi inimestega tähendab seda, et mitte siis tiimi inimestega, vaid inimestega väljaspool tiimi, eriti siis, kui sul on projektis tulnud selliseid väljakutseid, et näiteks keegi läks ära või sa ei oska mingile probleemile lahendust leida väljakutsele. Et lihtsalt räägi kõva häälega, nii et inimesed su ümber kuulevad, sest alati keegi teab kedagi, keegi on kuulnud midagi ja minul väga palju aitas see tiimiväliste inimestega rääkimine just siis, kui mul oli vaja tiimi mõnikord uut inimest ja mõtted tulid siit ja sealt ja lõpuks ma leidsin ka need paar uut inimest siis, kes meie tiimiga hiljem liitusid. Nii, ja siin on siis näidispilt meie tiimikast. Käisime Taevaskojas matkal ja pärast oli meil siis väike webinar ja siis oli juba tšilligrill. Nii, ja nüüd sina ise kui projektijuht, aga miks mitte ka kui tiimiliige. Aga jah, minul on siin pigem toodud projektijuhi seisukohalt see. Ehk siis usalda ja vajadusel kontrolli. Tähendab seda, et vahepeal sa lihtsalt peadki usaldama protsessi. Kindlasti sa pead usaldama inimesi. Kui sa näed, et kõik sujub, siis ei olegi vaja oma nina liigselt kuhugi toppida. Kui sa näed, et midagi võib-olla ei ole nii hästi, siis kontrolli, uuri, kuidas läheb. Aga minul oli ka paljude asjadega projekti jooksul niimoodi, et ma kõrvalt nägin, et inimesed toimetasid, nad tegutsesid, ma ei pidanud sekkuma, kõik oli kontrolli all, kõik tuli väga hästi välja. Et see on nagu parim tulemus üldse, mis saab olla. Siis alati on keegi targem. See tähendab seda, et alati on inimesi väljaspool tiimi tavaliselt, kellel tuleb hullult ägedaid ideid ja kes tahaks väga sind õpetada ja su tiimi õpetada ja teavad, kuidas on veel parem teha, kui teie teete. Siis nendele inimestele tuleb tänulik olla, sest võib-olla sa saadki mõnda nende ideed kasutada ja ideaalis see inimene tuleb sulle appi ja ta teeb need asjad ise ära või siis ta juhendab su tiimi või sind, kuidas need asjad ära teha paremini. Et jah, et kui sa oskad sellest kellegi teise tarkadest ideedest midagi head välja võtta, siis on väga hästi.
Siis mentoride eeskujud, see tähendab seda, et väga hea, kui sul oleks mõned inimesed, keda sa oled kõrvalt vaadanud ja näinud, et nad on midagi väga hästi teinud ja sa tead, mis nad on teinud, nad on võib-olla jaganud oma asju. Või kui sa ei tea, kuidas neil see hästi välja tuli, siis palu see inimene endale mentoriks ja küsi tema käest ja uuri. Et ma arvan, et tavaliselt ikkagi inimesed on nõus sellega, sest miks mitte. Et jah, minul oli ka paar inimest, kellega ma ikkagi aeg-ajalt rääkisin, küsisin, kuidas tema tegi, kuidas tema teeks. Ja kuna nad olidki tiimist väljaspool, siis oli sellest palju abi, et kõrvalt vaataja pilguga ka asju näha. Ära ole pidur, see tähendab seda, et ära lase asjadel seisma jääda lihtsalt sellepärast, et sina ei jõua neid ära teha. Sa lihtsalt siis kas delegeeri see ära või siis tee kas või natukene ära ja anna see kellelegi üle. Sest mina enda puhul näiteks tean, et meie partnerluse ja sponsorluse asjad jäid natukene liiga kauaks toppama, sest ma ei olnud jõudnud seda asja läbi mõelda, ma ei olnud seda partnerluspakkumist jõudnud kokku panna ja turundusele edasi anda, et nad selle äraviimist läks ja et nemad saaksid selle siis partnerlustiimile edasi anda. Et nii, kus mul see märkmed olid? Jah, et ühesõnaga ära lase asjadel enda taga seisma jääda. Ja muidugi tänapäeval on meil ju see sõber AI, kes kindlasti väga palju aitab sul asju kiiremini teha ja lihtsamalt ja aitab sul kaasa mõelda. Nii, sina pole sinu projekt, tähendab seda, et kui keegi kritiseerib või ütleb sinu projekti kohta midagi sellist, millega sa päris nõus ei ole, siis arvesta sellega, et see ei ole isiklik solvang sinu pihta tavaliselt, vaid see on ikkagi, tegu on siis projektiga, millest räägitakse ja seda on muidugi lihtsam öelda kui teha, aga ära võta siis isiklikult neid asju, mida sinu projekti kohta öeldakse. Kuigi jah, kui sa oled selle projekti juht just eriti, siis sa võtad seda isiklikumalt, kui võiks. Nii. Mis veel enda puhul tähele panna või siis mis aitab, on see, et kui sa tead, millal on finiš, ehk siis mind aitas see ka väga palju. Kui ma teadsin, et nii mul see countdown käis kogu aeg, nii 70 päeva veel, nii 30 päeva veel, nii 2 nädalat veel, ma jõuan, ma saan selle ära teha. Et kui sa mõtled sellele kui alguse ja lõpuga asjale, siis annab sulle hullult palju juurde, sest kui sa ei teaks, millal see lõpeb, no siis tuleks läbipõlemine päris kenasti vist kohale, aga jah, kui sa tead, millal on finiš, sa tead, et selle nimel sa jõuad veel pingutada. Ja järgmine ongi siis burnout ehk läbipõlemine. Selle kohta saab palju lugeda. Kindlasti oled palju kuulnud ka juba, kuidas sellest hoiduda, kuidas ennast hoida. Ja post-project blues. Selle kohta mina ei olnud kuulnud. Ma olin õnnelik, et mul läbipõlemist ei tulnud. Ma tegin puhkepause, lülitasin ennast tihti nädalavahetusteks välja. Aga jah, see post-project blues on selline asi, mida ma sain siis tunda mõned kuud pärast selle konverentsi korraldust. Olid kõik aruanded ja asjad lõpuks tehtud, eelarved lukus. Lisaks sellele mul oli ka töö juures just üks suur projekt läbi saanud ja siis tuligi seal jõulude ajal nädal aega puhkust ja siis ma sain aru, et okei, nüüd on nagu kõik läbi, kõik on tehtud ja siis ma lihtsalt kuidagi kukkusin ka auku ja siis ma pärast guugeldasin seda, et see ongi täiesti normaalne, sest sa tunned, et need inimesed su ümbert on läinud, su suur eesmärk on kadunud.
ja sa kaotad kuidagi oma identiteedi ka ära, et kes ma nüüd siis olen või mille jaoks mind vaja on ja tuleb selline natuke kurbus ja masendus peale. Aga jah, et tuleb siis ka selleks valmis olla selliste suurte projektide puhul ja kindlasti saab ka selle kohta lugeda ja mingeid nõuandeid leida. Minu parimaks maandajaks on kõik loodusega seotud ja käelise tegevusega seotud ja ekraanidest eemal olles. Nii, aga meil ongi veel mõned minutid jäänud ja mul on siin lõpus eluhäkid. Esimene neist on siis, et lõpeta enda võrdlemine teistega. Et jah, sul võib olla eeskujusid, motivaatoreid, aga kui see võrdlemine teistega paneb sind ennast halvasti tundma, siis ära võrdle enam ennast selle inimesega või selle asjaga või mis iganes, kui sa oled sotsiaalmeedias ja see inimene, keda sa jälgid või imetleb, tekitab sinus sellist halba tunnet, siis sa ei pea teda enam edasi jälgima. Unfollow nupp on selleks. Ja digipaus tähendab seda, et üldse sotsiaalmeediast ja ekraanidest võimalikult palju eemale saada, eriti seal projekti keskel, kui on väga palju tegemist, kui sa ainult oledki hommikust õhtuni ekraani taga, siis tulebki võtta neid õhtuid, neid nädalavahetusi, võib-olla terve nädal seal vahepeal, et maailm loodetavasti ei jää ikka nagu seisma, kui sa enda karikat vahepeal täidad ja sellest on palju rohkem kasu, kui sa oled positiivne ja teotahteline, kui see, et sa lõpuni välja ei vea. Ja see ongi siis järgmine punkt, et puhkamine on okei. See on lausa kohustuslik, seda peab tegema, sest muidu jah, ei lähe need asjad nii hästi ja kui sina sealt eestotsast ära kaod või mis iganes rollis, kus sind väga vaja oli, siis tagantjärele mõeldes saad aru, et tegelikult need paar puhkusepäeva ei oleks midagi halba teinud. Palju halvem on see, mis juhtub, kui sa neid ei tee. Ja alati ei peagi olema tubli, tuleb osata laiselda, tuleb osata molutada. Ei pea olema viieline, mitte keegi ei pea. Ja kui keegi ütleb, et peab, siis ära kuulada, et see pole tõsi. Ka positiivne stress on stress. Selle kohta ma kuulsin just hiljuti kuskil saates, et inimesed isegi põlevad läbi positiivse stressi pärast rohkem kui negatiivse stressi pärast, sest positiivne stress, see tõmbab sind rohkem käima, ta annab sulle veel rohkem seda saavutusvajadust ja sa oled hästi hakkaja, tahaks veel ja veel ja veel saavutada. Ja nii on see läbipõlemine ja musta auk veel kergemini tulema. Nii et proovi siis kuidagi neutraalsust hoida. Ja mis on kõige hullem, mis võib juhtuda, et kui ma võtangi nädalavahetuse vabaks ja ei tee need asju, mis siis juhtub? Elu läheb edasi, maailm ei saa otsa, tuled järgmine nädal tagasi puhanud ja värskemalt ja teed oma asju veel paremini edasi. Ja minu lemmiklause, better done than perfect. Ehk siis lihtsalt hakka tegema ja tee, kui sa ootad täiuslikku hetke, täiuslikku olukorda, täiuslik mis iganes tähtede joondumist, siis sa võidki ootama jääda. Lihtsalt hakka pihta ja see saab tehtud ja siis sa lõpuks saad aru, et tegelikult see oli nii äge, mis sa ära tegid. Et muidu sa võib-olla ootaks siiamaani ja see asi jääkski tegemata. Vot. Aga minu poolt suur tänu ja loodan, et nii laivis olijad kui need, kes tagantjärele vaatavad, said mõned head ideed ja tulevad ägedad projektid ja edukad projektid ka teil endal. Nii. Ma ei teagi, kas kellelgi on veel küsimusi ka. Aitäh, Marta-Maria südamekese eest. Nii,
vist mitte. Aga üks küsimus, mul on üks küsimus, et kas sa kirjutad sellele alla, et konverentsi eelsel ajal on promomisel just programmi olulisus, aga tegelikult koha peal omandab hoopis omavaheline suhtlus ja võrgustumine olulisemat rolli. Eks inimesed tulevad nagu kohale programmi pärast, aga tegelikult koha peal hakkab mängima hoopis tähtsamat rolli see sotsiaalne pool. Ma arvan, et see sõltub ka väga palju sellest konverentsist endast ja sellest, kes seal kohal on, sest näiteks JACE konverentside puhul ma väga ei vaata seda programmi. Kui on tõesti mingi selline teema, nagu mis mind üldse ei kõneta, ma olen vist ühe korra jätnud minemata, et siis isegi see seltskond nagu ei suutnud mind ära veenda. Aga muidu on see programm minu jaoks teisejärguline, aga kui on mingid tööalased või minu erialased konverentsid, siis ma ikkagi väga-väga vaatan seda programmi ja see networking osa seal on jällegi minu jaoks teisejärguline. Et jah, ma arvan, et see ikka väga palju sõltub sellest, mis konverentsiga täpsemalt tegu on ja mis eesmärgiga sa sinna lähed, et kas sa lähedki vanade heade tuttavatega kokku saama või lähedki uusi kontakte otsima või siis sa lähedki konkreetselt sinna selleks, et sa saaksid sellel teemal uusi teadmisi juurde, mis seal konverentsil välja on lubatud. Aitäh, olen nõus sellega, et tõesti sõltub konverentsist. Palun. Nii, aga meie 40 minutit saidki täis. Ja ma ei teagi, kas see salvestamine nüüd ise lõpeb siin ära või siis... Ja aitäh sulle, Anne. Ma ise lõpetan salvestamise. Okei, aga ma loodan, et saite siit midagi kaasa ja kes järele vaatab, siis